katse varjutatud paneelide karakteristiku võtmine, kui paneelid on ühendatud paralleelselt. Ühendame paneelid paralleelselt ja alalismoolusliiniga. Ja mõõdame X-Y plotteriga paneelide maksimaalse võimsuse. Näeme, et meil lühisvool on siin 6 amprit ja pinge on minimaalne. Kui me hakkame nüüd koormust suurendama, tõuseb paneelide pinge pea 20 voldini. Ja me saame maksimaalse võimsuse 120 vatti 5,7 ampriga. Kui me koormust edasi suurendame, kukub vool kiirelt ära, pinge jääb maksimaalseks. Nüüd teise mõõtmise teeme niimoodi, et keerame teisel paneelil paneelile langeva võimsuse minimaalseks. Ehk nüüd me näeme, et meie ühisvool on 4,4 amprit. Kui me hakkame suurendama koormust, siis maksimaalse võimsuse me saame 85 vatti 3,74 ampri juures ja pingega 21 vatti. Kui me koormust suurendame, pinge veel natuke tõuseb, aga vool kukub ära. Nüüd lisame paneelidele haibastiaadid. Ja teeme mõõtmise uuesti. Näeme, et meil on ühisvool 6,7 amprit, pinge on 0 ja hakkame suurendama koormust. Suurendame koormust maksimaalse võimsuseni. Pinge tõuseb 20 voldi peale ja võimsus on 120 vatti. Pinge või vool on 5,76 amprit. Kui me nüüd koormust suurendame, pinge natuke tõuseb 23 voldini, aga vool kukub kiirelt alla. Ehk koormuse suurendades ühisvool on 0 ja paneeli võimsus langeb ka 0. Nüüd, kui me keerame paneelil 2 langeva võimsuse minimaalseks 200 liiku peale ja teeme mõõtmise uuesti, siis näeme, et lühisvool on meil 4,4 amprit ja pinge on minimaalne. Kui me hakkame suurendama koormust, näeme, et pinge tõuseb ja meie maksimaalne võimsus on 85 vatti juures, pingega 19,7 volti ja vool on 4,3 amprit. Koormust suurendades vool kukub kiirelt ära ja pinge tõuseb veel natukene 24 voldi peale ja võimsus langeb ka ära.